on kontrolli. Ma tegin ühe hea, et siin ühe ukse lahti vaheukse. Aleksandr Nikolaev. Ma mäletan, et see käib sinu pärast rohkem. Ei, miks ta nüüd minu pärast käib? Ennem ma ei mõtelnud teadnud selle peale. Jaa. Saatsiti tere, suured tänu, nii huvitav. Et ole, kus sa istud? Nii, ja siis ja veebile tere kõikidele volikogu liikmetele ja külalistele, kelleks täna on meil ainult ettekandjad. Valla liiver. Hetkel puudub volikogu liikmetest Jüri Frolov, ei tea. Põhjus Kaie Hein ilmselt tuleb töölt ja pingaks, ei tea. Olav Freem teatas eile, et ta võib-olla üldse ei jõua, aga kui siis võib-olla volikogu istungi lõpuks. Eha Volluks ei osale, ta teatas ja Kristjan Vodja ka teatas, et ta ei osale. Soovis kõigile head jõulurahu ja aasta vahetust. Ekraanil on teil näha päevakorra eelnõu ja ma saatsin teile eilse volikogu eelarvekomisjoni ettepaneku, millega nad tahavad lisada päevakorda täiendava punkti vallavanemale lisatasu maksmine. Ja see oleks siis 8. punkt ja informatsioon läheks 9. On teisi ettepanekuid? On ikka. Ja, palun. Lähtuda volikogu liikmetele saadetud päevakorrast ikkagi. Nii, see on teine ettepanek. Esimene ettepanek oli eelarvekomisjoni. On veel täiendusi? Nii, aga siis palun hääletame. Esimese ettepaneku poolt, mis tuli eelarvekomisjoni, et lisada päevakorda punkt vallavanemale lisatasu maksmine. Palun käega märku anda, kes on selle päevakorrapunkti lisamise poolt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja kes on vastu? 1, 2, 3, 4. Kes on erapooletu? 1 erapooletu. Kas Koit nõuad? Ei nõua hääletust. Nii, siis päevakorda punkt number 8 ja informatsioon on siis päevakorras number 9. punkt. Palun kinnitada päevakorda. Käega märku andes. Nii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kõik volikogu liikmed 5 puhul. Kõik ühe häälselt kinnitasid päevakorda. Ja asume siis volikogu esimese päevakorra läbivaatamise juurde. Neile lisandus Virumaa Teataja. Tere! Nii, esimene päevakorrapunkt, Viru-Nigula valla aukodaniku nimetamine. Ja selleks on meil
välja kuulutatud tunnustusavalduste esitamise võimalus ja vastavalt meie korrale siis vallavolikogu pädevuses on otsustada valla aukodaniku nimetamine ja vallateenete märgi andmine. Ja lisandus volikogu liige Kaie Rein. Nüüd on neid 17 liiget. Ja aukodaniku tiitli taotluseks, tiitli omistamiseks esitati üks taotlus ja kandidaadiks esitati Raigo Roots. Nii, seletuskiri. Siis eelnõu eesmärgiks on vallapoolse erilise austusavaldusena aukodaniku nimetuse andmine. Ja sellega aukodaniku nimetusega kaasneb siis aukodaniku märk, rahaline preemia ja tunnistus. Nii, meie korra järgi vaatas selle taotluse tunnustamise tunnustusavalduste andmise komisjon vaatas läbi 4-liikmeline komisjon, Riho Kutsar, Marge Sai-Tullin, Helge Tull ja Kaido Kempel. Ja ühehäälselt otsustati nõustuda selle taotlusega ja esitada siis vallavolikogule selle kinnitamiseks. Ja siin on siis meil esitis ka vallavolikogule. Nii, esitis, nii, sellise tekstiga on see meie esitis, siis komisjoni esitis. Nii, vallavolikogu liikmed olete ilmselt selle taotluse läbi lugenud, et ma ei... Kas on kellelgi küsimusi selle taotluse osas või ettepanekuid? Siin on üpris põhjalikult põhjendatud seda taotlust. Nii, aga kui teil ei ole küsimusi, siis vastavalt selle komisjoni esildisele teen ettepaneku see eelnõu kinnitada. On teisi ettepanekuid? Ei ole. Palun käega märku anda, kes on selle eelnõu kinnitamise poolt. Tundub, et kõik 17 volikogu liiget. Viru-Nigula vallavolikogu otsustab nimetada Viru-Nigula valla aukodanikuks Raigo Roots. Anda Raigo Rootsile Viru-Nigula valla aukodaniku märk number 1 koos
aukodaniku tunnistusega. Kanda valla aukodaniku nimi koos teenete lühikirjeldusega valla auraamatusse. Viru-Nigula valla aukodaniku nimetusega kaasneb valla spordisaalide eluaegne kasutamise õigus. Otsus jõustub teatavaks tegemisest. Otsus teha teatavaks punktis 1 nimetatud isikule. Aitäh, sellega otsus kinnitatud. Teine päevakorrapunkt. Viru-Nigula valla teenetemärgi andmine. See sama protseduur tuli läbida ka siis teenetemärgi puhul, mis on valla tunnustusavaldustes aukodaniku järel tähtsusel ja samamoodi oli võimalik esitada taotlus teenetemärgi andmiseks ja tuli meile üks taotlus kandidaadi nimeks on Arja Annele Honganen ja kindlasti kõik tunnete teda, ta on meil Viru-Nigulas käinud, me oleme Parvia vallas Soomes käinud, tema on üks selle sõprussideme alalhoidja ja ütleme, side Viru-Nigula ja Parvia valla vahel. Ja esitaja Ain Tiivas kirjutabki siin väga pikaaegne Viru-Nigula Parvia vaheliste sõprussuhete tugi ja usaldusisik. On õppinud ära eesti keele, käib keeleala täiendamas Tartu Ülikooli juures toimuvatel kursustel. Aga kindlasti need, kes on Parvia sõprussuhete algusest selle asja juures olnud, teab Arja osa nende sõprussuhete hoidmisel. Nii et selline taotlus tuli. Ja samamoodi tunnustusavalduse komisjon vaatas selle läbi ja ühehäälselt nõustus teenetemärgi andmisega. Ja kas on volikogu liikmetel küsimusi või ettepanekuid? Ettepanek on toetatud. Ettepanek on anda teenetemärk Arja Honganen. On teisi ettepanekuid? Ei ole. Siis vastavalt selle tunnustusavalduse andmise komisjoni esindisele ja volikogu liikme poolt tulnud ettepanek toetada seda taotlust. Palun siis käega märku anda, kes on selle eelnõu kinnitamise poolt, et valla teenetemärk antakse Arja Honganenile. Palun käega märku anda. Kõik volikogu liikmed, 17 ühehäälselt. Viru-Nigula valla volikogu otsustab anda Viru-Nigula valla teenetemärk number 1 koos vastava tunnistusega Honganenile. Kanda valla teenetemärgi saaja nimi koos teenete lühikirjeldusega valla auraamatusse. Valla teenetemärk antakse tunnustatavale üle Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisel. Otsus jõustub teatavaks tegemisest. Otsus teha teatavaks punktis 1 nimetatud isikule. Aitäh, sellega on kinnitatud.
Päevakorrapunkt number 3. Loa andmine riigihangete korraldamiseks ning hankelepingute sõlmimiseks. Ja ettekandja on arendusjuht Vilja Ojala. Palun. Ja volikogu liikmed, teie ees on siis eelnõu, millega vallavalitsus palub kooskõlastada. Ettekandja palun istuda tooli peale, muidu see piit võtab teil pea otsast. Meie vaatajad ei näe neid. Ettepanek on siis kooskõlastada 4 majandusvaldkonna hanget ja tuleneb siis sellest, et kuna valla 2020. aasta eelarve on veel vastu võtmata ja ilmselt võetakse vastu siis jaanuari lõpus mitte enne, aga et hanked saaks siis juba aasta alguses tegelema hakata, siis on need kooskõlastada. Komisjonidest läbi käinud teema, seletuskiri on ka juures, et aga küsimusi siis vastab. Palun, Koit Aras. Mul on jah küsimus, et seal on näiteks ventilatsioonisüsteemide lepingud, et kas see võiks seal olla siis hoonete tehnosüsteemide lepingud? Te räägite konkreetselt ventilatsioonist? Konkreetselt ventilatsioonist. Et muudega on lepingud korras võiks? Edaspidi ilmselt tulevad ka muud teenuste hanked. Me vaatame alles läbi neid suunasid. Ma mõtlesin selle toidu küsimuse peale, aga meil on tegelikult ju majanduskeskus, kes nagu sellise üldise tehnohooldusega suudab kindlasti hakkama saada, aga ventilatsioonisüsteemid on keerulisemad, et kas see ei tule sellest, et ventilatsioonisüsteemil igaüks nagu ikkagi tulla ja kui on garantiiaeg veel peal, siis ka ehitaja nõuab, et see hooldus, mis on omaniku poolt, et oleks siis ikka vastavara spetsialisti poolt. Ma usun, et muud asjad see on majanduskeskusega, et kuskil on vaja mingi meeldus. No ma räägin sellest, et näiteks ATS-süsteeme saab litsenseeritud firma ainult hooldada ja räägin sellest, et sellistest süsteemidest näiteks. Aga kui neil need lepingud on olemas ja see sõnastus on piisav teile, siis ei ole üks küsimus. Jah, plaanis on teha mitmeaastased läbi. Aga ATS-süsteemi hooldamisega on meil ju leping sõlmitud. No lepingud on meil teistega ka, ega me ei ole ilma elektrita ka senimaani olnud, aga lihtsalt eesmärk on saada odavamalt. See ATS oli nagu ka õige märkus, et seda peab ka tegema ikkagi oma firma. Et meie majanduskeskus ei oma tõenäoliselt seda vastu. Elektrikäit on üks asi näiteks. Elektrikäit, eks ole, need asjad küll, aga mõistlik on tõenäoliselt, see ongi meil oli ka eelarvekomisjonis oli jutuks ja me rääkisime natukene laiemalt tulevastest hangetest ja siis me ka arutasime, et just siin nende tehnosüsteemide puhul, et meil on mõistlik tellida mingid spetsiaalfirmad ja kui suureks see pakett on mõistlik ajada, sellepärast et pärast võib tulla mingi üks hea töövõtja, kellel on siis 5 alltöövõtjat ja lõpuks ta kasseerib iga alltöövõtja pealt veel 10% ja ei pruugida nii efektiivne olla. No selline arutelu meil oli enne komisjonis ka. Kas on veel küsimusi? Eesmärk on siis jah eelarve vahendamine ja kokkuvõttes on kasutada. Kui küsimus ei ole, siis missugune on ettepanek? Hääletada. Kinnitamise poolt. Nii, kinnitada. Ettepanek tuli, et kinnitada eelnõu. Teisi ettepanekud ei ole? Ei ole. Palun käega märku anda, mis on selle eelnõu kinnitamise poolt. Kõik volikogu liikmed, 17 poolt hääl. Viru-Nigula vallavolikogu otsustab lubada Viru-Nigula vallavalitsusel korraldada all järgnevad riigihanked. Elektrienergia ostmine, mootorikütuse ostmine, puhastus- ja hügieenivahendite ostmine, ventilatsioonisüsteemide hooldusteenuse ostmine. Lubada vallavanemal sõlmida hankemenetlustes edukaks tunnistatud pakkumused, esitanud pakkujatega hankelepingud. Otsus jõustub teatavaks tegemisest. Aitäh, sellega on eelnõu kinnitatud. Nii.
Päevakorrapunkt number 4. Viru-Nigula vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisude kinnitamine. Ja selle kannab ette vallasekretär Krista Engelbrek. Palun. Eelnõuga siis selle lisaettepanek siia tuua see, et siis ajakohastada ja kinnitada uues redaktsioonis siis 2017 vastu võetud struktuuri ja teenistuskohtade koosseis. 1. jaanuarist 2020 on siis sotsiaalvaldkonna juhi ettepanek ja finantsjuhi ettepanek muuta siis teenistujate ametikoha nimetusi. Eelnevalt oli siis struktuuris 3 sotsiaaltöö spetsialisti. Uuest aastast ta soovib siis ühe nimetada lastekaitse eestkostespetsialistist, kuna ta siis tegeleb enamjaolt eestkostega tegelevate teemadega, et siis oleks ka ametikoha nimetus vastav. Ja sotsiaaltoetuste spetsialist oli eelnevalt siis või praegusel hetkel on sotsiaaltoetuste menetleja ja tema ettepanek on ta siis spetsialistiks nimetada ja viia üle ametikohaks, kuna ta tegeleb ka nende sotsiaaltoetuste menetlemisega siis nii-öelda otsast lõpuni ehk võtab ka vastu otsuseid välja maksta siis vastavaid toetuseid, et tegeleb avaliku võimu teostamisega. Olen teinud veel märkinud kollasega ära siis need muudatused, mis on vahepeal vallavalitsuse poolt tehtud struktuuris. Need on olnud siis majandusvaldkonnal, arendusvaldkonnal ja vallakantsleri all. Et olen toonud siis ka kuupäevad sinna ja põhjused on ka need, et siis valdkonna juhid on üle vaadanud need teenistusülesanded ja vastavalt sellele siis teinud ettepaneku neid muuta. Ehk et järelevalve spetsialist on meil 1. oktoobrist, eelnevalt oli vallavara järelevalve spetsialist, vallavara läks siis majanduskeskuse alla ja järelevalve tegeleb siis ainult järelevalvega seotud ülesannetega. Olen ka eelnevalt komisjonidest läbi käinud selle teemaga ja on ka seletusta, et kui nüüd on küsimused, siis vastan. Palun, kas on volikogu liikmetel küsimusi? See eelnõu on tõesti kõikidest komisjonidest läbi käinud. Minul on küsimus. Ma saan aru, et uue struktuuri järgi on meil siis finantsjuht ja 3 vanem raamatupidajat. Aga mis nad vanem raamatupidajad, mis nad nagu lihtsalt raamatupidajad ei ole? Kas see on ka millest selline? Tema ettepanek oli see, et nad kõik on suutelised teostama kõiki neid ülesandeid võrdselt ja tema nägemus on see, et teda siis asendada võib ükskõik kes nendest. Et tema siis otsustab, et kui on vaja teda asendada, et eelnevalt oli siis vanem raamatupidaja, võtab tema finantsjuhi asendaja. Et see on nagu see ettepanek, et pika staažiga võimelised kõik neid ülesandeid võrdselt teostama. Ei, ma saan aru jah, et varem oli selle mõte siis ju nii, et vanem raamatupidaja asendas finantsjuhti, kui praegult on kõik võimelised ja siis lihtsalt kui me eespool täpsustame huvides on ju neid, kes võiksid ju nad kõik olla raamatupidajad, kui nad nagunii võivad asendada ülesandeid ju sellest ei muutu, et praegu ma ei tea, lihtsalt tekkis selline küsimus. Ma mõtlen, et sõjaväes meil ju on seersant ja vanem reamehed kõik kuidagi ka kõlab. Ei, ma mõtlen, see ei olegi mingi vaidluse koht. On olemas kõigile. Ma võtan omale ettevõttesse tööle, siis ma võtan raamatupidaja tööle, ma ei tee konkurssi, ma tahan vanem raamatupidajat leida. Jah, see on tema ettepanek ja komisjonides käisin, siis komisjoni liikmed olid nõus ja siin ongi võimalik, eks ole, nii ja naapidi, et oma soov oli siis nad reastada ühele tasemele ja mitte siis nii-öelda raamatupidamine.
võttes aluseks nende staaži, haridus. Äkki on vanemad inimesed. On uhkem. On veel sellele eelnõule küsimus? Et kultuuri- ja spordikomisjonis oli ka, Egle vastas need raamatupidamise valdkonna küsimused väga hästi ära ja meile meeldis see ka, et kui teised muutuvad vanem raamatupidajaks, siis palgalist lisa ei tekki nendele. Et kõik jääb nagu samaks, et väga hästi kõik küsimused vastati, et ma ei näe sellest takistust. Aga kui rohkem küsimus ei ole, siis ettepanek on kinnitada antud eelnõu. Kas on teisi ettepanekuid? Ei ole. Palun käega märku anda, kes on selle eelnõu kinnitamise poolt. 17 poolt või volikogu liikmed on selle eelnõu kinnitamise poolt. Viru-Nigula vallavolikogu otsustab kinnitada Viru-Nigula vallavalitsuse kui ametiasutuse struktuur ja teenistujate koosseis vastavalt käesoleva otsuse lisale. Viru-Nigula vallavalitsus võib teha muudatusi ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisus volikogu poolt kehtestatud palgafondi piires. Otsuse lisa uues redaktsioonis rakendatakse alates 1. jaanuarist 2020. Tunnistada kehtetuks Viru-Nigula vallavolikogu 23. novembri 2017 otsus number 17. Otsus juhtub teatavaks tegemisest. Aitäh, sellega on otsus kinnitatud. Päevakorrapunkt number 5. Viru-Nigula valla heakorra eeskiri. Teine lugemine. Ja palun järelevalvespetsialist enne Mutika. Tere minu poolt. Pärast esimest lugemist on siis heakorra eeskirjale tulnud mitmeid parandusettepanekuid. Osad me oleme siis võtnud arvesse, on viidud parandused sisse. Kõik ettepanekud ei ole siis arvesse võetud ja siis põhjendatud, mis ei ole võetud. Ma arvan, et kui me täna vaatame üle, siis need osad, kus olid need parandusettepanekud, et me ei hakka lugema neid, mida me eelnevalt lugesime, nendes osades, kus ei ole parandusi esitatud. Esimene siis paragrahv 4 lõige 1 punkt 7 muudetakse siis järgmiselt, et kasutada kõnniteedel libeduse tõrjeks kloriide, soola ja tuhka. Varasemalt oli siin sõna siis sees ka liiva, aga kuna me käesolevate muudatuste kohaselt lubame siis libedustõrjeks kasutada liiva, et siis punkt 7 võtsime selle välja, et oleks siis punkt 18 koostöös. Aga millist tuhka? Tuhkas on mitmesuguseid. Mitte mingisugust tuhka me ei luba nagu panna. Sellepärast, et tuhk on see, mis hästi palju saastab. No teil on kirjas tuhk. Ja see on ju see, et siin on tegemist on sellise paragrahviga, mis siis sätestab keelud. Ehk siis on keelatud kasutada kloriide, soola, liiva, tuhka oli nüüd. Nüüd on jääb kasutada. Keelud, okei. Vabandust, jah, okei. Siis paragrahv 4 lõige 1 punkt 24 kohta tuli siis ettepanek seda muuta, et seda osalt siis piirata ka tööpäevadel hommikul seda müra tekitamist. Aga seda ettepanekut me ei võtnud arvesse, kuna sellised need müra tekitamised on reguleeritud ka korrakaitseseaduses ja me lähtume sealt seadusest ja seda me eraldi selle määrusega reguleerima ei hakka. Siis paragrahv 5 lõige 2 tuli ettepanek muuta,
seoses nende laste mänguväljakute hooldamisega. Seal me siis muutusi sisse ei viinud, et jääb ikkagi sisse see, et avalikult kasutatavate laste mänguväljakute omanik on siis kohustatud tagama väikevormide liivakastide hooldamise remondi hiljemalt iga aasta 1. juuniks. Ja eesmärk oligi siin, et siis 1. juuni ära võtta, aga kuna need peavad kogu aeg korras olema, ja oli ka märge selle kohta, et siis kui on ohtlikud, et need tuleb koheselt eemaldada, aga see on siin lõikes sees, ehk siis me räägime seda eakorrastamisel ikkagi seda, et on värvida vaja ja selliseid töid teha, mitte neid, mis on lastele ohtlikud. Siis paragrahv 7 lõige 1 punkt 5 jäetakse muutmata. Siin oli siis ettepanek see, et talud ei peaks siis oma kinnistu piirile panema talu nimega silti. Et seda ettepanekut me ei toetanud, kuna siin nagu siis juhiti tähelepanu sellele, et juhiti tähelepanu, tõlgendus oli see, et talu siis kui äriettevõte, et siis on temal on see nimede väljapaneku regulatsioon natuke teine. Aga meie lähtume siin ikkagi talu kui sellisest inimese eluhoonest, mis ei ole äriettevõte. Ja selleks, et siis tagada kõikidele arusaame, millise taluga on tegemist, või need, kes siis otsivad, kas mingid operatiivsõidukid, on see kiirabi, on see politsei, on mingid teised ametkonnad, et nad saaksid lihtsamini õige asukoha kätte. Et kindlasti me ei hakka nüüd koheselt selle eest neid ettekirjutusi tegema, aga me räägime inimestega, viime selle teadmise, et järgemööda inimesed hakkaks neid rohkem panema. Kui nüüd ka ringi vaadata, siis neid järjest rohkem tuleb, aga teeme selgitustööd ja loodame, et inimesed on mõistvad, aga me ei hakka sellest ettekirjutusi tegema. Siis paragrahv 7 lõige 1 punkt 6 tunnistada kehtetuks. Et siin oli ka siis ettepanek, et võtta siis pool sellest punktist välja, et võtta välja see osa, mis puudutab siis kortermajade väliskoridoride ja trepikodade valgustust, et jääks siis järele see, et oleks siis, et hoonete akende puhastamine siis jääks nagu sisse. Aga siis me leidsime, et see ei ole nagu päris mõistlik, et me ei saa anda inimestele korraldusi ja suunised, kui tihti nad peavad oma akneid pesema. Ja see, mis puudutas siis neid kortermajade koridorides tulede põlemist, siis see oli nagu väga asjakohane märkus. Et praegu on juba need asjad nagu enam-vähem korras, seda siis reguleerivad ühistu enda sisesed korrad ja eeskirjad, et seda siin topelt nagu dubleerida ei ole vaja. Siis paragrahv 7 lõige 1 punkt 8 muudetakse siis järgmiselt, et koristada kinnistul asuvalt ja kinnistuga külgnevat kõnniteed lumi ja teha libedustõrjet. Ja siis ta läheb siin edasi, see lõpp jäi sama, et varasemalt oli ta see, et koristada siis kinnistult ja kinnistuga külgnevat kõnniteed, et siin tekiski nüüd, et kas nüüd siis kogu see osa või siis me räägime seda kõnnitee osa, aga me rääkisime siis nagu kinnistul olevast kõnniteest ja siis selle puhastusalal olevast kõnniteed ja siis me täpsustasime, et inimesed saaksid nagu ühteviisi sellest ära. Siis paragrahv 7 lõige 1 punkt 26 muudame siis järgmiselt, et tagama hoonete ümbruses asuvate rohumaade niitmise oma kinnistu piires vähemalt 1 kord aastas 31. augustiks, vältimaks kuluteket ja tagamaks tuleohutus kõrval asuvatele hoonetele. Et siin oli ka sõnastus on ikkagi selline, kus tekkis meil korduvad küsimusi ja praegu ta peaks siis olema sõnastatud selliselt, et kõik saavad aru, et tuleb siis hoolt kanda enda kinnistule asuvate enda hoonete ümbrusest, et mitte kellegi teise kinnistult ega kellegi teise hoonete eest ei saa nagu vastutust võtta. Siis paragrahv 8 punkt 3 muudetakse siis nii palju, et kui varasemad olid lubatud tellingud üleval olla 1 aasta, siis nüüd lubatakse seda erandjuhtudel ja kooskõlastatud vallavalitsusega ka pikemalt. Et eesmärk on see, et ikkagi nad ei jääks nagu põhjendamatult kauaks ülesse,
aga kui on tõesti suuremahulised ehitised või mingid muud hooned, et siis põhjendatud olema korraliku põhjendusega ja läbirääkimiste tulemustena on see võimalus olemas. Siis paragrahv 9 lõige 4 tuli siis ettepanek, et see välja jätta, see lõige, aga me jätsime ta sisse, seda muudatust me ellu ei vii, et sõnastus on siis selline, et olemasoleva õhuliini uuendamisel ja või uute liinide rajamisel asendab õhuliinide võimalusel maakaabliga. Eesmärk oligi nagu siis, kes selle ettepaneku tegi, ta tõi nagu välja, et kui ta ei ole nagu kohustav lõige, et siis võiks ta välja võtta, aga meie eesmärk on see, et me ei saa mitte kedagi kohustama nüüd kõik õhuliinid asendama maakaabliga, kuid see näitab ka siis ehitajatele või kes siis oma projekte ja asju teevad või vaatavad oma asju ringi, et siis oleks näha, kuhu poole vald suundub. Et valla eesmärk on see, et need õhukaablid saaks ära ja võimalikult maa alla, ehk siis oleks tagatud ka parem elektrivarustus. Ja rohkem ei ole ettepanekuid selles osas olnud. Ülejäänud muudatusettepanekud vaatasin lugemisel läbi. Nii, kas on küsimusi ettekandjale? Ei ole. Ei ole. Kõik välja arvatud eelarvekomisjon, kõik teised komisjonid vaatasid ka need muudatusettepanekud ja kuulasid ja esitasid küsimusi, need on läbi arutatud laiapõhjaliselt. Et kui küsimusi ei ole, siis on ettepanek kinnitada need muudatused. On teisi ettepanekuid? Ei ole. Need muudatused on kõik siin määruse eelnõus kirja pandud. Siin tuleb, siin on ka mõningad markeeringud veel jäetud, aga nüüd tuleb korrastada. Palun käega märku anda, kes on selle määruse kinnitamise poolt. Kõik 17 volikogu liiget on selle poolt. Viru-Nigula valla volikogu kinnitab siis määruse number 26 Viru-Nigula valla heakorra eeskiri muutmine ja muudatus ettepanekud, mis tehakse, on kõik selles määruses kirjas ja neid on 15 muudatust. Määrus jõustub 3. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. Aitäh! Nii, päevakorra 6. punkt. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Viru-Nigula vallas. Teine lugemine. Ettekandja on Enne Mutika. See on selline määrus, kuhu ei laekunud ühtegi täiendavat muudatusettepanekut. Et see on jäänud täpselt samasse seisu, nagu oli pärast esimest lugemist. Ma ei näe põhjustada siis ka uuesti üle lugema. Küsimusi on? Ei ole. Ettepanek on kinnitada määrus. Kuna ei tulnud ühtegi muudatusettepanekut ja küsimusi ei ole. Palun käega märku anda, kes on selle poolt. Nii, kõik, aitäh, kõik 17 volikogu liiget. Viru-Nigula valla volikogu otsustab kinnitada määruse number 24 avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõude Viru-Nigula vallas muutmine. Ja need muudatused on siis siin kirjas, neli muudatust. Määrus jõustub 3. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. Aitäh! Aitäh!
number 7. Kokkuvõte huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra rakendamisest 2019. aastal. Ettekandja on kultuuri- ja noorsootöö juht Keijo Soome. Tervist. Ma tegin lihtsalt pisut statistikat ja siis teile ka. 2019 peamiselt jutt käib siis sellest samast määruse alusel jagatavast toetusest, mis siis volikogu poolt kinnitatud. Esimesel poolaastal oli meil siis toetusmäär 50% esimesest huviharidusest, siis kas osalustasu või õppemaksu maksumusest ja teisel poolaastal 70%. Esimesel poolaastal meil oli taotlusi kokku 100, toetuste summa oli 9353, keskmiselt ühes kalendrikuus 870 eurot ja keskmiselt ühe taotleja kohta sellel perioodil siis 93,5 eurot ja ühe taotleja kohta keskmiselt 87 eurot kuus. Need taotluse summad varieerusid esimesel poolaastal ja teisel poolaastal väga palju, et meil on huvitegevusi, mille kuutasu on 5 eurot ja meil on huvitegevusi, mille kuutasu on rohkem kui 60 eurot, ehk siis rohkem kui see maksimum, mis me nii maksaksime. Teisel poolaastal oli siis 1. septembrist alates oli meil toetusmäär 70% vastavalt volikogu toetud otsusele. Taotlused oli pisut rohkem, 126, kokku toetuste summa 13 046. See tõus on seal kaks asjaolu, mis selle tõusu on põhjustanud. Esiteks loomulikult see, et taotlus oli rohkem, teiseks see, et toetusprotsent oli kõrgem ja kolmandaks, mida oli ka näha väga selgelt teisel poolaastal, oli see, et kui munitsipaalteenuse pakkujate hinnad olid jäänud enam-vähem samaks, siis erapakkujate puhul need osalustasud või õppemaksud olid tõusnud. Et see oli lihtsalt see, mis silma jäi. Ja keskmine toetus siis ühe taotleja kohta 25,89. Jällegi, et seal see tõus on kahel põhjusel. Esiteks see, et protsent on kõrgem ja teiseks siis see, et ka osalustasud olid kõrgemad. Kokku siis aastas järgmise slaidi kokku meil oli taotluseid, oli 2019. aastal 226 ja nendest unikaalseid taotluseid oli 154. Ehk siis kui seal ühel pool aastal oli 100 taotlust ja teisel 126, eks ole, kokku 226, siis osad neist olid kattuvad või korduvad, nii nagu neil on see õigus teha, aga mitte kõik. 154 taotlust aastas olid siis unikaalsed, ehk siis 154 last. Ja lihtsalt statistikas panin siia kõrvale, et seisuga 14. november oli meil 736 last ja noort vanuses siis 7–19 eluaastat. Ja kokku siis toetuseid 2019. aastal maksime välja 22,390 eurot. Ja 7 taotlejat kasutas siis ka seda erandi võimalust, ehk siis meil on korras sätestatud see võimalus, et kui on mõjuvad põhjused, siis on õigus taotleda rohkem kui 70% sellest maksumusest ja 7 korral seda võimalust kasutati ja kõige 7 korral siis põhjuseks oli pere materiaalne olukord. Kuna ka sotsiaalosakond kinnitas seda infot, siis see on tehti. Ja siis kui võrrelda nüüd 2 aastat, siis 2018 oli meil kokku taotlusi 169, 2019 oli meil taotlusi kokku 226. Aga see toetuste summa võrdluselt siin selles mõttes seda ei saa päris üks ühele võtta, kuna nagu ma ütlesin, et seal on neid tegureid natuke rohkem kui see, et taotlused on rohkem, et seal on ka veel samas teise poole aastas kõrgem toetusprotsent ja osalustasude maksumuse suurenemine ka. Ja ma panin siia, tegin ühe slaidiga, kus on siis mõned huviringid. Need ei ole nüüd kõik meie valla huviringid, vaid need on need huviringid, mis on siis algatatud sellest, või tegutsevad siis, on toetatud sellest huvihariduse vahenditest. Et huviring iseenesest meil on loomulikult rohkem koolides ja ka mujal, aga need on siis konkreetselt selle konkreetse toetuse vahend
selle konkreetse toetuse vahenditest toetust saavad ringis. Et muudatused, no ma ei hakka neid siin kõiki vast ette lugemast, et on see eelnevalt ette saadetud, et kellel on küsimusi siis küsida, aga üldiselt, et sellised nad olid. Meil on ka ülevaade sellest, et mis on üldiselt koolides tegutsevad huviringid, aga selles mõttes meil ei ole seda ülevaadet selle kohta kindlasti, et kui palju kokku kõik meie lapsed käivad, sest et kõike me ei tea. Sest kui laps käib näiteks Rakveres huvikoolis ja meilt toetust ei küsi, siis me ei tea, kes seal käib, kui ta meil ise seda just ei ütle. Et ma vaatan, et siin on kirjas, et osad huviringid on lõpetanud oma tegevused, mis need põhjused on olnud? Jaa, Kundas ja Võimlemine lõpetas sellepärast, et juhendaja otsustas, et ta enam ei tee seda. Viru-Nigulas kunstiring täpselt sama ja Aseris hooaja alguses pidi alustama puutöö, aga siis septembri keskel juhendaja teatas, et kuna huvilisi ei olnud, siis ta otsustas, et ta enam seda ei tee. Et Kaido Eestis mulle ütles, et kuna tal ei ole lapsi, siis ta ei tee. No see on vähe usutavalt see põhjus. No, ma ei oska seda kommenteerida. Mina võin kinnitada seda, et mulle helistas Kaido Tiitsoja seda ütles. Kui ta mulle valetas, siis seda mina ei saa kommenteerida. Nii, Kaido. Ma küsin seda, et ma vaatasin, et siin see palju taotlusi oli ja palju meil nagu lapsi on, kes võiksid nagu taodelda. Et see vahe on peaaegu 5-kordne, et kas paljud üldse teavad, et lapsed teavad, et saavad taotlusi teha või ei tea? No see teadlikkus on tasapisi tõusnud, nagu siin on ka 2 aastaga näha olnud, eks ole, et esimene aasta oli 169, teisel aastal 226, eks ole. Kindlasti on neid, kes ei tea. Meil sellel aastal olid ka mõned, kes taotlesid hilja või nii-öelda alles detsembrikuus tulid vihmased taotlused. Et kindlasti selles mõttes on mingi osa neid, kes ei tea. Kindlasti on mingi osa neid, kes ei taotlegi, sest et meil on ka neid lapsevanemaid, kes ütlevad, et kui see osalastasu on 10 eurot kuus, et ta maksab selle lihtsalt ära ja ta ei jätta seda 7 eurot juurde taotlema. Et selles mõttes see põhjust on mitmeid. On neid, kes ei tea, aga on ka kindlasti on neid, kes ei taha taotleda. Ja ütleme, et see 736 on nüüd absoluutarv, eks ole, aga kõik 736 last ja noort kindlasti ei osale huvitegevustes. Või siis teine variant on see, et nad osalevad mingites tasuta huvitegevustes koolide juures ja nii edasi, ehk siis, et nad neil ei ole midagi taotleda, sest et see huvitegevus, mille nad osalevad, seal ei ole lihtsalt osavõtu tasu, eks ole. Et mis on ka teoreetiliselt see järgmise slaidi nimekiri, et need on ju tegevused, millel osalustasu ei ole, seega kui nad seal osalevad, siis nii on. Ma võrdlesin ka seda, et kui sa võtad teha järgmise slaidi, siis ma võrdlesin ka seda, et mitte järgmise, vaid ülejärgmise. Jah? Et meil on kokku ma kõrvutasin siis toetuse saajate nimekirja ja siis nende meilt toetust saavate ringide nimekirjasid. Neid ma omavahel kõrvutasin ja sealt tuli siis see number 306 unikaalselt toetatud osalejad. Ehk siis 306 last, kes saavad kas seda otse toetust taotlusalusel või siis osalevad selles huviringis, mis on läbi selle huvihariduse raha toetatud. Et selliseid unikaalseid osalusi on 306. Ehk siis 306 laste noort on neid, kes otseselt sellest toetusmeetme kaudu tulevast rahast nagu mingit üle saavad. Kogu summa oli 22 000, palju eelarves ette nähtud? Eelarves meil sellel aastal oli vist peast äkki meil oli vist oli 25, igatahes välja tuli. Aga järgmise aasta kava, et seda ma tutvustan teile tõenäoliselt kas järgmine kord, kuna seal on esiteks see käib veel komisjonist läbi ja teiseks on see, et me tahaks selle enne veel ka noorte volikogust läbi lasta, kui see käima hakkab. Et sellega, meil on küll esialgne kava tehtud, aga see läheb nii muutmisele sellepärast, et nii nagu eelmine aasta, et meil oli algselt oli küll see kontrollnumber oli, aga lõplikku Rahandusministeeriumi poolt kinnitatud numbrit ei ole, et seega see järgmiste kava saab kinnitatud nii alles märtsis-aprillis, numbrid tulevad. Et siis võib, ma kindlasti tulen seda, kui teil on huvi, siis ma võin kindlasti tulla sellest kõige rääkida. Komisjonist käib nii. Jah, selle päeva kohta. Nii.
Kas on ettekandjale küsimusi? Kuidas ta hindab selle aasta toetuste kasutamise? No, see positiivne on see, et me jäime enam-vähem eelarve piiridesse, eks ole, ja positiivne on ka see, et taotluste kasv on nõustav, aga loomulikult kõik, kelle on huvi, need võiksid veel, ma loodan, et see info on enam-vähem paljud on jõudnud. No üldiselt tehnilise poole pealt hindamise koha pealt on see, et meil on väga erineva tasemega taotlused ka selles mõttes, et meil järjest enam minu rõõmus kasutatakse seda digilahendust, et meil on võimalik siis läbi kodulehe taotleda paberivabalt. Ja see on selles mõttes, see on igatepidi mugavam. Minu meelest on see taotlejale mugavam, aga teine asi on ka see, et ka minul, kes ma neid menetlen, on lihtsam, kui need andmed tulevad kõik nagu juba digitaalsel kujul. Aga on meil ka päris palju muidugi pabertaotluseid. Mis on positiivne on see, et võrreldes esimese aastaga, teisel aastal ei tuvastanud eriti rikkumisi. Et kui esimesel aastal pistelise kontrolli käigus päris mitmed, kellel tuli kas siis toetus tagasi maksta või siis osaliselt tagasi maksta, siis nüüd teisel aastal selliseid asju ei tuvastanud. Et muidugi ma ei saa öelda, et neid absoluutselt ei olnud, sest et me kõiki 100% ei kontrollinud, küll need pistelise, aga igal juhul sellel aastal selliseid ei olnud. Ja selles mõttes, et üldse mitte, et mitte valet pilti luua, siis ma arvan, et esimesel aastal suuresti need nii-öelda rikkumised tegelikult olid pigem põhjustatud ka siis teadmatusest või siis sellest, et lihtsalt ei tööta vähemalt palju. Et sellel aastal selles osas oli täpselt. On küsimusi? Ei ole. Võtame siis selle info teadmiseks ja aitäh! Päevakorrapunkt number 8. Vallavanemale lisatasu maksmine. Annan sõna eelarvekomisjoni esimehele Allar Aroni. Palun. Jah, eile me eelarvekomisjonis arutasime seda teemat ja leidsime, et Vilu-Nigula vallas on, me räägime sellest aastast, ka selle 2 aasta jooksul, mis on siis uus vald tegutsenud, on hästi palju ära tehtud. Ja kahtlemata siin on väga suur panus siis kõigi, kogu vallavalitsuse meeskonna. Et räägime investeeringutest või räägime kõikide nende õigusaktide ühtlustamisest ja sellest igapäevasest tööst, mis nagu käib, et siis kahtlemata see töö vajab nagu tunnustamist. Ja nüüd, kui jõulude aeg on, et siis ma ise tänan muidugi kõiki vallavalitsuse töötajad selle kindlasti väga raske töö eest, mis nad on siin teinud. Aga nüüd vallavalitsuse töötajatele, nendele siis võimaliku tasu määramine on vallavanema pädevuses, et aga vallavanem ise endale määrata ei saa, et seda saab teha ainult siis volikogu. Ja siin on nüüd ettevalmistatud eelnõu, mille pealkiri on lisatasu maksmine, et ma nimetasin seda ka tulemustasuks, et see ei ole mitte lisatasu ega preemia, vaid see on siis selle sama tulemuse eest, kuna vallavanem on selle meeskonna juht ja temal on samuti oma roll töötaks. Nii ülesandete püstitaja, visionäärid või ka nende seatud eesmärkide kontrollijana ja kõik, mis on siis juhi töö. Ja sellepärast on siis ka selline ettepanek volikogule tulnud. Ja mis ma aru, et vallavalitsuse poolt on täpsustatud ära, et milline võiks summa olla, et siin eile rääkisime komisjonis kuni kuupalga suurusest summast, aga et täna siis, kui vaadata, milline see summa oleks, mida saaks maksta, oleks siis poole kuupalga ulatuses, et ettepanek siis maksta tulemuste eest lisatasu vallavanemale poole kuupalga ulatuses. Küsimus komisjoni esimehele, et võib-olla sa tooksid mõned konkreetsed näited nende tulemuste osas, millest sa rääkisid?
No ma ei hakka kõiki just neid investeeringuid üles lugema, et kui Aseris ringi liikuda, siis kahtlemata see aasta seal on väga palju tehtud. On asju, mis on algatatud ka varasemate juhtide poolt, aga on ka siis vallavanema panus sellele, et siia tuleks ka lisaraha, lisaprojekte kirjutatakse. Et võib-olla investeeringute poole pealt see Viru-Nigula siin on jäänud sellel aastal natukene siis väiksema venna rolli, et kindlasti peame järgmisel eelarve aastal tõsisemalt vaatama, kuigi me peale eelmist volikogu käisime uues saunas, täna sõitsin Viru-Nigulasse sisse, on uus kiirustabloos ja samuti ka Kundalinnas, et on tehtud väga palju selle lühikese aja jooksul ja ma nagu rõhutaks ka seda, et see on nagu selline tavapärane valla toimimisperiood. Tõesti praegu on 3 erinevat omavalitsust ühinenud ja kindlasti väga palju aega läheb nagu sellele, et saada nagu see nagu meeskond ühiselt toimima. Et see on ka kindlasti nagu töö, mida peab endale juht võtma. Jah, palun küsimus. Ma siis küsin edasi, et teadaolevalt on meil vallavanema ja volikogu esimehe palgad seotud miinimumpalgaga ja teadaolevalt siis miinimumpalk igal aastal on siiamaani tõusnud ja tõuseb ka nüüd uuel aastal. Et kas komisjonis oli arutusel ka selline võimalus, et äkki peaks lahti ühendama vallavanema volikogu esimehe sissetulekut siis miinimumpalgast? Et kas see oli teil arutusel komisjonis? Meil ei olnud. Aga vaadates siin võib-olla vallavalitsuse eelmise kuu dokumenti korraldused, kus piirati mingisuguseid kulutusi, et võib-olla äkki peaks kaaluma seda nagu. Et äkki siis võib-olla Alar võtad selle oma hingeasjaks ja järgmisel komisjonil äkki sa arutad seda küsimust? Me arutasime tagasivaatavalt tehtud tööd. Me ei arutanud edasivaatavalt, milline siis peaks olema konkreetsete isikute palganumber tulevikus, et see meie teema püstitus oli teine. Aga eks me komisjonis, kui komisjoni liikmed seda arvavad, siis me arutame kõiki teemasid, mis on nagu eelarvega seotud. Et meile küll eelmine kord, kui oli eelmises volikogus ülevaade sellest eelarve täitmisest, et siis valla finantsjuht ka tegelikult väga täpselt nagu rääkis, et milles oli selle dokumendi sisu, et kuuks ajaks piirati siis kulutuste tegemist. Et küsimus ei olnud mitte selles, et meie siis tulud ei laekuks, mis puudutab meie põhitegevuse tulu poolt, aga küsimus oli just selles, et meil on hästi palju neid projekte. Projektid on valmis saanud, ehitused on valmis saanud, töövõtjatele on rahad ära makstud, aga nüüd on teatud periood, kus seda raha ei tule. Et ta tekkepõhiselt on meil eelarves olemas, nii nagu tekkepõhist arvutust peame nagu pidama, aga reaalselt ta kassasse nagu ei tule. Et selles suhtes on hea puhver, et siin mõni, näiteks see Kunda suur teedeprojekt on praegu jäänud seoses ilmastikuoludega seisma, et see on andnud nagu vallale siis puhti, et ei peaks mingisugust arvelduskrediiti ega midagi sellist. Et see oli puhtalt tehtud sellepärast, et vallal ongi suur investeeringute maht, et mitte mingil muul põhjusel, et nüüd oleks mingisugune finantskatastroof või et oleks tehtud siis aasta jooksul ülemääraseid kulutusi. Seda ei ole nagu olnud. Ja seda ka finantsjuhtimise poolt süüditas. Ma täiendaks ka selle kiirustabloo asja, et paraku see projekt ei ole siiamaani lõpetatud. Ja päris suur panus on seal ka vabatahtlikul päästekomandole, et see on tänasest üleval. Eile igatahes ei olnud, kui ma sõitsin. Kaabel oli mõni päev enne seda veetud, et sellega pani kursis. Ega ma tunnustan kõiki, kes tegelikult on nende asjadega seotud, et see omavalitsuse juhtimine ei ole ühe inimese töö, et kõik tulemused, mis sa saavutad koos nende inimestega, kes su kõrval elavad. Aga minu saan alustada ikka altpoolt. Kõigepealt need sotsiaaltöötajad ja kõik nendele nagu seda, täpselt nagu prillilugu. Kõigepealt endale kompenseerib prillid ja pärast unustame teised töötajad. See küsimus on arvunema. Jaa, aga ma räägingi minu sotsiaaltöötajast. Et mina kommenteerin ka siia juurde, et enamus neid suuri projekte on tegelikult varasemate vallavalitsuste ja linnavalitsuste algatatud, et need on nüüd lihtsalt jõudnud lõpusirgele, et vallavalitsus on tubli olnud, et ta on nende hakkama saanud, et mis siin salada.
aga ma kindlasti näen väga põhjust vallavanema sellest teenust maksma. Ja kui premeerides, et alguses Raido tõttu. Ja just nimelt Raido väärib seda. Raido nagu peab kogu seda nagu enda üle. Kallid volikogu liikmed, me ei tee vallavanema tööd praegu. Me teeme oma tööd, mitte vallavolikogu. Ma just alustasin sellega, et meie pädevus ei ole tõesti konkreetsetele vallavalitsuse töötajatele, et meie saame ainult siis tunnustada. Ja kommentaariks Koit Torase väitele, et kõik projektid on tulnud eelnevalt. Ma ütlesin enamus. Enamus jah, aga kindlasti on ka nüüd algatatud projektides, et mida kindlasti ja arendusjuht saaks kommenteerida, aga me ei hakka praegu seda lahkama seda küsimust. Nii, aga Marge, sinule... Kõik korras. Ma kinnitan, et see kiirus mõõdetakse. Eve juba ütles jah, et on teisel pool kalla. See ei mõõdeta, vaid hoiatada. No, mõõdetakse. No seega salvestab, et statistiliselt andmed kiiruse ületamist. Nii, aga ettepanek oli siis eelarvekomisjonilt vallavanemale lisatasu 50% ulatuses maksta. On teise ettepanekud? Mitte maksta. Teine ettepanek on mitte maksta. Väga konkreetne ettepanek. Esimene, on veel ettepanekuid? Ei ole. Asume siis hääletamisele. Esimene ettepanek maksta vallavanemale lisatasu 50% ulatuses palgast. Palun käega märku anda, kes on selle ettepaneku poolt. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nii. Teine ettepanek oli mitte maksta. Palun anda käega märku, kes on selle ettepaneku poolt. 1, 2, 3, 4, 5. Siis kokku 15, kes ei hääletanud? 2 ei hääletanud. Sellega on vallavolikogu otsus maksta Viru-Nigula vallavanemale lisatasu 50%. Palgamäärast, kuupalgast. Otsus jõustub teatavaks tegemisest. Aitäh. Nüüd on eelnõu kinnitatud. Nii, ja viimane informatsiooniks nüüd nii palju, et järgmine volikogu istung on 30. jaanuaril ja enne seda siis toimuvad komisjonide istungid. Üks komisjoni istung on juba kindlalt kokku lepitud, kultuuri- ja spordikomisjoni ja hariduskomisjoni esimehed leppisid kokku, et teevad ühise koosoleku 21. jaanuaril kell 17. See on teisipäevane päev. Ja ilmselt siis ka majandus- ja arengukomisjon tuleb ühine, see on 20. jaanuaril ja sotsiaalkomisjon on ilmselt 23. jaanuaril, neljapäevane päev, nii nagu tavaliselt nendel on, ja eelarvekomisjon 27. jaanuar, esmaspäevane päev. Selline eelhoiatus. Ja. Ma ütlesin eeldatavalt, et saaksite oma plaani
paika panna. Ja jäänud on veel kooskõlastada meil Soome sõite. Praegu on 5 volikogu liiget avaldanud soovi 15. jaanuaril sõita ja ka vallavalitsuse poolt on inimesed. On väike muudatus selles osas, et algselt oli ta 1-päevane, nüüd on ta 2-päevaseks muutunud, aga täpsemat informatsiooni ma annan osalejatele lähipäeval. Ja siis see on päris oluline muudatus ju. Ja ma räägin, ma saadan teile selle kirjalikult informatsiooni ja siis saab otsuse teha. Et Riho, seal on üks selline oluline info ka, millest me komisjonis räägime, et siin me läheme sinna Soome ikkagi enda raha eest, et siin on kõlanud justkui nagu siis Fermienergia meie eest tasub, et me läheme ikkagi oma raha eest sinna ja mitte keegi nagu meie seda sõitu seal või keegi teine ei tee seda välja. Kas oma rahast valla raha või isikliku raha, kelle raha seda? Isikliku raha eest. Isikliku raha eest. Ikka. Mis Fermienergia siis välja ei tegi luuvastele? No mis ta peab tegema? Ta ütles enne. Ta ju ütles 15 kohta. Nüüd juba sai aru, et meil oli arengukomisjoni ja majanduskomisjoni ühisistungil oli see teemaks ja see ei ole. Esiteks siin autobi elektrijaama pääsemine on juba omaette, sa ju niisama ei pääse. Mis ta välja peaks tegema? Küsimus, kus vallavanem täna siin on, mis ta siin saalis ei ole meiega? Vallavanemal on täna teine üritus, ta esindab Viroli praegu metsarahu jälle hulkamise. Jõulurahu. Eile, mul on nagu väike kommentaar või väike nagu mõttavaldus, et eile oli see tore päev, kui kirjutati Virumaa Teatajas tuumaenergeetikast ja tuumajaama rajamisest ja vallavanem annab signaale umbes, et Kunda inimesed on tuumajaama rajamisega nõus ja kuidas vallavanem üldse on sellise voli võtnud, et sellist infot nagu levitada, et mul jääb see nii arusaamatuks nagu. Järjekordne uurimiseks. Et me kuulasime siin volikogus eelmine volikogu ilmselt tutvustati, ma ise kahjuks ei osalenud sellel koosolekul, aga tutvustati ja juba antakse mingid signaale, et keegi on kuskil nõus, keegi vastu ei ole, et mis toimub nagu, et see ei ole praksi käitumine. Ma tahaksin sellele sekundeerida samamoodi, et mul on ka küsimus ettevalmistatud tõepoolest, et ma tahaksin tsiteerida seda, et Kunda inimesed on selgelt välja öelnud, et selline asi peab tulema. See viib meie elu edasi, rääkis Valbaum. Minu konkreetne küsimus on võib-olla, ma ei tea, Eve oskab öelda, et olete teinud mingisuguse uuringu, et kust pagan võtku vallavanem teab sellist asja. See on üks asi ja teine asi, et kui me räägime sellest, et tegemist on olulise projektiga, mis tuleb igakülgselt läbi kaaluda, siis praeguse staadiumis käia ja absoluutselt kõigi vallakodanike nimel mingisuguseid veksleid välja visata on minust natuke narr ja sellele projektile lõppkokkuvõttes kahjulikum kui tasakaalukas selle asja juures. Ma usun, et ta kindlasti ei mõtelnud, et kõik 100% on nõus. Kindlasti ka seda ei mõtelnud. Kelle seisukohtades? Kunda inimesed on selgelt välja öelnud, et selline asi peab tulema, oli tema väide. Kindlasti Kundas on ju 2007 sellest vestelnud, kindlasti osa on kohtumisel on ka välja öelnud pooldava. Kui meil oli see Kundas rahvakoosolek, et siis tegelikult inimesed olid seal küll pooldavad pigem ja oli ka üleskutse, et kuskile kellegi kinnistule juba tulla vaatama, ehitada seda jaama, et eks ta ei ole nagu tühi nagu sõna. Esituslik valim oli meil seal kohal. Ei ole jah tehtud, aga eks kindlasti vallavanem suhtleb inimestega ja pigem nagu mida mina hindan seda, et valla poolt me peaksime positiivset signaali andma nendele ettevõtjatele, kes tulevad. Et vahest võib-olla ei tulegi tuumajaama, aga mõni teine tubli ettevõtja näeb, et siin vallas on selline ettevõtja sõbralik suhtumine, sest täna Eestis on kahjuks küll nii, et väga palju öeldakse, mida ei tohiks teha, aga väga vähe räägitakse sellest, et mida nagu võiks teha.
siin väikse repliigi Koit Olasele, kui ta siin praegu vallavanemat nagu süüdistab, et Kunda inimesed on kõik ja nõus, et ma siis küsin niipidi, kuidas sa julged sotsiaalmeedias igal pool väita oma selle 4K grupis, et 1200 aseriidimist on teie selja taga. Miks sa igal pool, kus sa käid, räägid, et siin on 1200 aseriidimist? Räägime teemast. No mu teemast sama on see, ega Vallupalu ütleb oma isiklikku arusaama asjast ja kindlasti on tal ka tema valijaga võib-olla seal taga. Aga kuidas sida saad öelda 1200? Ta ütles oma... See on minu arvamus. Ja hakkus välja rohkem ei vaidle. Ma ei tea, kas ta vaidlema hakkus. Ja Allarile tahaksid vastata, et olen sinuga täiesti nõus, aga sa natukene räägid mööda. Et minu kommentaar selle seisukoha suhtes, mida Einar ka Virumaa teates väljendab, on nagu pigem selle nurga juures, et sellist suurt asja peaks tegema tasakaalukalt tõepoolest. Et ka siin on inimesed, kes on, ütleme, meie kogukonnas on inimesed, kes on muidu skeptilised olnud erinevate suurte tööstuste toomise juures praegu äraootaval seisukohal, et tõepoolest räägime, arutame ja lähemegi tasakaalukalt edasi. Aga kui siis meedia kaudu või kust iganes tuleb signaal, et just kui keegi on teinud järeldused, kõik on nõus, siis see vastupidi ja päris suure okka paneb hinge selle edasisele arutelule. Et mis mõte on meil siis oma arvamust avaldada, kui keegi juba väljendab ametlikku seisukohta, et Kunda inimesed ootavad pikisilmi tuumajaama. Mina ka tõepoolest, ma olen valmis tööd tegema selle nimel, et suured ettevõtted oleksid ja tahaksid siia tulla. Ja täpselt samamoodi, kui me räägime konkreetselt sellest tuumajaamast, me ikkagi peaksime eelkõige aru saama, et terve Eesti peab eelkõige tegema otsuse, kas tuumajaama üle pea kaela Eestisse rajada. Need vaidlused on meil ka pidamata. Ja alles siis me saame minna selle juurde, et kuhu ta konkreetselt tulla võiks. Õige, igal ühel on oma arvamus selles osas ja üks hetk ma lõpetan oma lause ära, et kindlasti vallavanem oleks kandnud oma sõnade kohta ka seletus, aga kuna teda siin ei ole, siis ma arvan, et ei ole mõtet tema sõnade üle enam arutleda. Ma tsiteeriks presidenti, et sõna on vaba. Jah. Nii, aga kasutaksin siiski võimalust, et Nauto ja mina Vallupaluga rääkisin, siis ma võin edastada seda, et meil oli jutt 3 rahvakoosolekust, nii et tegelikult ma arvan, et ta viitas just rahvakoosolekul puudule. Mitte tegi need silmas, ma ei küsinud ta käest ka seda, mis on tehtud uuringuid, et ta ikkagi rääkis konkreetselt siis nendest 3 rahvakoosolekust, kus olid siis ka esindajad nii-öelda kohal. Me arvame ka samamoodi. Nii, Helga palun. Mina käisin 2 koosolekul, Aseris ma ei saanud käia, aga seal ei olnud mingit küsimist inimeste käest, me lihtsalt kuulasime ettekandjad ära. Me kuulasime lihtsalt, aga mingit otsust ega mingit hurraatamist seal ei olnud. No võtta, aga kus siis, et rahvas nõus on? See läheb edasi. Osalejatega vesteldes kindlasti oli see välja öeldud. No ei ole ka see. Me olime Allariga seal Kunda koosolekul ja seal tõepoolest avaldas üks meesterahvas soovi. Seal olid kindlasti teised ka. Mina ei vestelnud iga ühega. Seda ei saa üldistada. Ei, mina räägin edasi veel. See ei ole puukuuli ehitamine. See on tohutu... Seda peab selgitama inimestele ja kas meil üldse vaja on ja juba koht nagu välja vaadatud. No niimoodi asju ei aetada inimesed lihtsalt ärevusse. Ei ole vaja niimoodi teha. See ei ole niimoodi, et me nüüd hüppame sinna madala kinnistule, seal on letipeaid ja kindlasti veel mitte midagi nendest asjadest. See tuleb inimestega kõigepealt veel ja veel rääkida. See ei ole lahendus, kui need väikesed koosolekud, kus ei olnud eriti palju inimesi kohal ka. Vähemalt Kundas, no oli muidu õnneks oli see päevakeskus, aga kui palju meid tegelikult on? Jah, see on õige, mida räägite, aga keegi pole öelnudki seda välja, et otsus on juba tehtud
ja keegi pole eitanudki seda vajadust rahvaga rääkida ja seda sellel koosolekul ka öeldi, et tuleb veel kohtumisi ja otsus tuleb võib-olla alles aastate pärast. Ega see võib õige. Ja seda sõna rahvas ei tohi niisama loopida. Ja ma võib-olla siis sõnastaksin lihtsalt selle üldise fooni natuke ümber, nagu ma aru saan, et minu ettepanek on tegelikult kõigile volikogu liikmetele ja ka vallavalitsusele, et see, kui volikogu laua taga keegi viitab natukene rutakale ja lahmivale seisukohtade väljaütlemisele, siis see ei ole ettevõtlust vaenav tegevus. See on, tõepoolest, me esindame siin oma valijaid, me esindame vallarahvast ja meie asi on nii, kuidas me oskame ja meie parimaga äranägemise järgi teatud põhimõtete ja printsiipide ees seista. Et see vastandumine, et kui Koit ja mina ka viitame sellele ajalehes välja öeldule või natukene ebaõnnestunud sõnavõtule, siis tõepoolest meie mõte on eelkõige selles, et peame seda dialoogi nagu mõistlikult ja peame seda dialoogi nii, et see tõepoolest aitaks kaasa mingisuguste suurte investeeringute tulemisele, aga mitte nii, et jääb mulje, et kuskil on juba mingisugused otsused tehtud. Ega mina tahtsin öelda, et ega mina jõuluajal mina ei tahtnud midagi alustada siin, et ma tahtsin nii palju Elvele öelda, et tegelikult ei olegi midagi veel otsustatud, aga selle inimeste kaasamise protsessiga on alustatud ja ükski tuumajaam ei tule homme siia, sellepärast, et me ju kuulsime rahvakoosolekul, et esimesel võimalusel, kas oli aastal 2027 võib see väike reaktor saada siis õiguse tootmisse kaasata ja see esimene reaktor ei tule tõenäoliselt siis Kunda ega Läti vahele, vaid pannakse kuskil Ameerikas üles ja meie võime mingisugused järgmised ootama jääda, mis on ka mõnes mõttes positiivne. Et see praegu käib rahva kaasamisprotsess ja mina ei saanud kuskilt ajalehe artiklist aru, et nüüd kohe tuleb ja kõik on ära otsustatud ja meie siin midagi ei otsustagi. Kas meie nüüd otsustame? Ühe kaupa räägime, palun. Nii, Koit. Ja nii palju ka kommentaariks, et see meesterahvas, kes ütles, et tooge minu maa peale, et mina sain küll selgelt aru, et ta viskas nalja sellega. Aga kui vallavanem sellest naljast aru ei saanud, siis andke andeks. Mina vaatasin teda ja tema naabrite reaktsiooni ja see oli küll pooldav, aga see on jälle subjektiivne suhtumine. Mina ei käinud pärast küsimus, et mees, kas on tõesti, ja küsimus kinnista dokumenti, kas sul on see maa olemas? 4K on need kõik filmid, võite järel vaadata. Koit, ärme anna hinnanguid, kes mida arvab ja kes kuidas asjast aru saab. Oli nurinad selle kohta, et väga vähe, et ei olnud infot rahvakoosolekute kohta. Et sotsiaalmeedias oli info, aga kuskil nagu inimesed kas oli, ma ise ei vaadanud kuskil postide pealt, kas oli infot või ei olnud? Infot oli vallalees. Väideti, vallalees oli, aga kuskil et ei teadnud inimesed, et ei olnud. No see on muidugi et mina ise ka ei käinud poste vaatamas. Aga info oli igal pool välja. Nii, Liis. Kus koha peal info oli? Kodulehest täpselt oli. Sotsiaalmeedia, siis vallaleht kahes keeles, üritasime sotsiaalmeediat võimalikult palju. Aga ta levis mitmes erinevas grupis. Palun täpsustamist, kelle? Just, see oli vene elanikud, kes minu poole. Okei, no selge järgmine kord siis teame, et ka äkki kuidagi seda... Sotsiaalmeedias oli väga palju infot, aga mujal ma ei tea. On selles üks kommentaar hoopis teisest teemast natuke, aga meil on juba viimased paar kuud on meil lihtsalt, et kui te teate, kes nii käitub, siis palun öelda, kui ei tehke nii. Meil on viimased paar kuud aseris peaaegu kõigil asutustel see probleem, et kui me paneme küla vahele kätte, et tahame midagi välja, siis järgmiseks hommikuks on need asjad sealt kadunud. Et me ei saa neid inimesi minna taga otsima, aga lihtsalt, et kui teie, kui ka kogukonnaga suhtlevad inimesed teate, kes seda teeb, et siis võiks nagu mainida, et see ei ole väga tore, sest et see ei ole ainult mitte kultuuriasutuste probleem, et teised asutused kuulevad täpselt samamoodi, et õhtul panevad üles, hommikul lähevad poosi ja mitte midagi meil päeval ei ole. Et ja siis sealt on tulema hästi kerge see tagasiside, et miks ei ole teatud aprillasju väljas. Et jah, siuke asi juhtub. Ja ma ei mainiks seda, kui see oleks ühekordne, aga see on meil juba siin paar kuud täiesti
iga asjaga, mis üles pannakse praegu, on see probleem. Nii, palun. Nüüd natukene teisel teemal. Minu juurde on tulnud vanemad inimesed, pensionärid, ja on küsinud, et kas vald ka nendele mingi kommipaki teeb jõuludeks. Ja mina muidugi jäin esialgu vastuse võlgu, sest ma tõesti ei osanud sellele vastata. Ja võib-olla nüüd ehk ma oskan vastata, mis me siis ütleme. Sest nad väga ootavad vanad inimesed, et vald neid meile kas teile keegi ma arvan, et selles osas on ühene, et ma ei tea, et oleks eelnevalt nendele kolme osa. Väga hea žest oleks tegelikult. Nii. Ma tegelikult küsiks, et sellist asja, et eile vist oli Viroli koosolek, et äkki sa annad ülevaate, millest räägiti? Juhatus. Meil on 27 on üldkoosolek. Et tõepoole ettepanek, et siin edaspidi, kui see koosolek on ära olnud, volikogu liikmetele ka infoks, et siis mis teemad olid, mida arutati, mida otsustati. Selline soov. Hea ettepanek. Nii, kui rohkem küsimusi ei ole, siis on sellega meie ametlik osa läbi. See oli siis selle aasta viimane volikogu istung ja kui võtta lühidalt kokku see aasta siis ja võrrelda seda eelmise aastaga, siis ma arvan, et meie volikogu on igas mõttes arenenud selle aasta jooksul. Puhtalt oma tehnilise poole pealt nüüd me näitame otseülekannet volikogu istungid arenenud nii sisulise kui välise infovahetuse ja ka näiteks konstruktiivse kriitika tegemise ja taluvuse ja sellest lähtuvalt oma tegevuse parandamise osas, nii et ma arvan, et see aasta on meil olnud päris produktiivne ja loomulikult kõik ettepanekud, mis on nii volikogu tegevuseks kui ka valla juhtimiseks tehtud, neid tuleb tõsiselt võtta ja võimaluse korral ka lahendada. Aga ma tahan teile juhtida tähelepanu, et siin laual on uued valla kalendrid järgmiseks aastaks. Saate oma tegevusi planeerida ja sissekirjutusi teha, mis teil ees ootab ja ka ilus valla sümboolikaga joogipudel, mida te siis saate endale meeldiva vedelikuga täita ja volikogu istungile siis kaasa võtta, kui vaja. Või siis spordivõistlustele või treeningule, mida iganes. Ma tänan teid, volikogu liikmed, aasta jooksul tehtud töö eest, selle eest, et olete komisjonides töötanud, kaasa rääkinud, oma ettepanekuid teinud. Tänan meie kahte sekretäri, et sõrmed ikka usinasti käiksid ja protokollid õigeks ajaks valmiksid ja üles saaksid kodulehele. Ja tänan ka vallavalitsust ja ettekandjaid, kes
meile infot jagavad ja infot ette valmistavad. Tänan teid kõiki ja ilusat jõuluaega, rahulikku jõuluaega ja ilusat aastavahetust ja ma loodan, et meie koostöö vaatamata teatud erimeelsustele järgmisel aastal ka kindlasti edasi läheb ja saame ees seisvad ülesanded kõik täidetud. Aitäh teile, aga ärge ära minge, seal on laud ja teeme aplausi aga teiste rahvused palun alkoholi vaba.